kenasti ära teinud, aga et mitte liiga ühepoolseks minna, siis kahtlemata ootame, et Nõmme Kalju annab täna korraliku lahingu. Pall kasti ka. Nii, Tampeduu lõpuks teeb ära ka Ainsalu jala peale, Ainsalu! Sõna siis oli öeldud ka, aga nüüd vaatame, Otto hästi läheb läbi. Hästi Otto ja löögi peale ka ja Pavlovi eest põrkab pall maha. Musaba, penaltipunkti peale, Joao Pedro! Kalju on järjest seda enesekindlust kogumas. Nii, Tampeduu, diagonaal ette Patrikevsile. Pall jääb väljakule, värava ette, Valner, lahtine on, ei olegi enam! Olemas Kaljule 1-0! Olemas Kaljule 1-0! Ja Sabir läheb ära. Seda saab nüüd põiguti lahti ja kokku panna, et kas nüüd Valner eksis. Ja, no eks kohe kordusest näeme, kas nii-öelda väravaht ju sinna, kuidas öelda, värava... Patrikevs. Kaisk ääre peal. Pall maa, Schöning Larsen vastas. 1-1 saab teha. Kaisk. Väravõtt. Oi, seal Sabiri jalg tuli ohtlikult. Natukene ebatäpselt seal siht ei olnud valmis, aga opa. Ivanov teeb väga kauni liigutuse. Väravõtt. Oi, kuidas magab praegu Levadia maha. Kristjan Kaisk on olemas. Ja Levadia, no ma vist julgen öelda, et ehitab selle praegu endale ise. Just ütlesin, et kui Levadia saaksid ühe ja Kalju võtab rahulikult, aga nagu rusika reegel, siis minu sõnadele risti vastupidiselt paari terava sööduga ja hea pall sealt värava eest läbi ja Kask muidugi on ka meisterlikult selle rünnaku ära lõpetas. Tasub katusel olla. Jällegi palli klaariks, nii et... Nii, Kask võttis ette. Oi, oleks sealt Eravamad nurk enam on. Musaba. Roosnup ei ulata, aga võimalus tuleb Liivakul. Jälle blokki. Tampeduu ja Pavlov väljas. Ja taas kogu lugu peame tunnistama. Ainsalu. Otto. Oi, juba oli lähemal. Joao Pedro. Hästi kerib taha posti ja Pavlov. Nüüd tassib ilusti. Teie katusel on selge. Nii, vaata, Andreev. Tulevärki ka ja... No igal juhul prima. Ja tõepoolest, FC Levadia peatrainer Kurro Torres siin. Kurro, the game just didn't flow for you today at all and opponents very effectively did their job and stopped you at every point. Would you agree? Yes, I agree. For this, I think they play more intensity in the first half. I think 2 moments to attack, to scoring back. For us, we have 3, 4, 5 opportunities. We need to improve in this moment for more aggressive. But the second half is normal, but they a little bit develop back, play with more nervous and precipitation in some moments. But for me today, no, is a good game for us. I think it's possible to play better. But for this, we need to improve in a lot of moments, but this is my responsibility. 2 losses for you from the main opponents now and 1 draw. What does it show to you? No, this is football. It's normal. The opponent play the same, but the season is very long now in May. But this is result for today. We need to think about this day. Tomorrow is a new day for possible training, for possible improvement. Thank you very much, Kurro. Ja mida siis Kurro Torres ütles, teeme ka kiire tõlke. Ma küsisin, et mäng nende jaoks täna üldse ei sujunud, mitte miski ei tulnud välja, samas kui vastased olid väga efektiivsed. Ta ütles, et ta on nõus sellega. Vastased mängisid väga intensiivselt ja alustasid seda kohtumist füüsiliselt ja nendel ehk siis Levadial tekkis 3-4-5 võimalust, mida nad ei löönud ära. Ütles, et peavad olema tunduvalt agressiivsemad. Teine poolaeg oli nende
poolt vaadates normaalsem, aga närviline mäng. Ta ütles, et mäng oli siiski hea, aga nad saavad ka paremini ja see on just tema vastutusel, et meeskond esineks paremini. Ja kui küsisin, et 2 kaotust on tulnud nüüd vastu võtta Levadial kogu hooaja jooksul, aga mõlemad põhirivaalidelt ja sinna juurde siis ka põhirivaali Floraga Viiks, ta ütles, et jah, see on jalgpall. See on tavaline, hooaeg on pikk, praegu on alles maikuu, nad hakkavad selle üle tõsiselt mõtlema, homne päev on juba uus päev ja siis vigade paranduse juurde. Aga nüüd siin Kalju peatreeneri ametis täna Artjom Martjunin. No Artjom, Kalju jaoks teine suurepärane mäng järjest, väga olulised punktid. Mis te ütleksite, mis selle võidu võti oli? Jah, et väga magus võit. Et ma arvan, et meie taktikaline plaan töötas väga hästi. See oli nagu ka selline väga suur kodutöö, mida te olite ilmselt ära teinud ja palju mõelnud selle peale, et mismoodi üldse Levadia vastu täna minna? Jah, et kõige tähtsam on see, et mängijad said aru, mida me neilt nõuame ja nad tegid täna väga super tööd. Kui algus tuli kõidi raskelt Kaljul sellel hooajal, siis tundub, et te olete nüüd nagu täielikult oma sõidu vees. Ja, ma ei ütle, et meil oli raske, et jah, ütleme punkti mõistes oli raske, aga mängupildiga me olime enam-vähem rahul. Ja nüüd need võidud hakkavad tulema. No ma mäletan, et enne hooaja algust rääkis peatreener ka sellest, et see ettevalmistuse periood oli selline, nagu selline raske töö ja vaeva nägemine selles vastikus talves. Eks see ka tõenäoliselt jättis mingi oma jälje, aga nüüd juba teil on selline hea sujuv, nagu öeldakse, flow selles mängus. Olen nõus, et ütleme, need ettevalmistusperioodid on kogu aeg rasked, nii füüsilised, nii mentaalsed. Aga nüüd on, ma arvan, kui on neid rohkem mänge, mängidel on ka see parem, et vähem trenne ja rohkem mänge. Ja meeskonna vaim tundub, et on ka nagu tipus. Ma arvan, tänane mäng näitas, et oleme õige teel. Algo Artjom, aitäh! Ja nüüd kutsun siia, oli pikalt mõtlemist meil täna, et keda valida mängu parimaks, sest Kalju ridades oli neid palju. Aleksandr Mussolitin saab selle parima auhinna. Aleksandr, congratulations to you. Please take the microphone. Shall we try in English? Yeah. Okay. Very well played game, very well deserved victory. How would you characterize it? What was it that brought you today to this 2-0 victory? How everyone knows, we started the season not so good, but we did a really good job, and we continue fight for the title. I don't know how I can say it. Today you were very well prepared for this game. I understand that. Yeah, of course. It's the main rival, and you had to give everything, and you did it. Yeah, how I already say, we did really good job this week, and we prepared for this match really good, and you can see this result. And are you happy yourself in Kalju? Everything going well for you? Of course. That's good to know. Of course, yes. Thank you, Alexander.